Täna sõidame Audi e-troniga. See on Audi täiselektriline sõiduauto ja see on esimene selline. Me ei ole metsa tulnud juhuslikult, see on täiesti teadlik valik, sest et tegemist on loodusteadliku ja keskkonnateadliku inimese valikuga, elektriauto siis. Ja lisaks on veel teinegi põhjus, kuna see on Audi, on sellel quattro nelikvedu, mis võimaldab ka natukene pehmema tee peale keerata. Ja mõned allikad ütlevad, et see on läbi aegade kõige parem quattro üldse. Veel üks põhjus see auto metsa alla tuua, lisaks nelikveo demonstreerimisele ja õhkvedrustusele, millega ma saan ta praktiliselt maasturiks tõsta, on demonstreerida seda, kui vaikne see auto on. Ma ei liialda palju, kui ma ütlen, et isegi sääsed pinisevad kõrva ääres valjemini, rääkimata linnulaulust või tuulest, mis auto poolt tekitavast helist üle käib. Või seda heli ei olegi. See auto lihtsalt liigub hiirvaikselt ja tõenäoliselt on tegemist kõige vaiksema sõitjate ruumiga autoga, millega me üldse kunagi proovisõitu oleme teinud. Isegi Rolls-Royce ei ole nii vaikne. Audi mudeli valikus platseerub e-tron kuhugi Audi Q5 ja Q7 vahele. Ehk siis tinglikult võib öelda, et ta on just nagu Q6. Igal juhul on ta suur auto, 4,9 meetrit pikkust, 21 tollised rattad. Mootori võimsust kahel elektrimootoril kokku on 300 kilovatti ja 0-100 kirjeldate umbes 5,7 sekundiga. Nii jõudluse näitajate poolest kui ka sõiduulatuse poolest jääb ta alla näiteks Tesla Model X-ile, mis maksab umbes täpselt sama palju ehk alates 80 000 eurost. Ja just Tesla Model X on see, mida peetaksegi selle auto peamiseks konkurendiks. Aga millegipärast mind ei häiri see, et ta kiirendus on Teslast nõrgem ja et ta sõiduulatus on võib-olla natuke väiksem. Minu jaoks on palju olulisem see, et ma istun premium-klassi masinas, kus materjalid on väga mõnusad, koostöökvaliteet nagu Audil ikka on täiesti esmaklassiline. Ja nagu ma juba mainisin, ta on äärmiselt vaikne ja väga mõnus sõita. 95 kWh akupakk just kui vihjaks sellele, et ta on ka pikema sõiduulatusega, aga tootja ütleb, et sellega saab sõita umbes 400 kilomeetrit. Meie test näitab, et praktikas jätkub seda energiat umbes 300 kilomeetriks, võib-olla natuke rohkemaks. Aga igal juhul on see piisav selleks, et täiesti tavalisi olmesõite igapäevaselt teha ja seda päris pikalt ilma laadimata. Mis paneb imestama on see, et elektrikulu on üsna suur. Isegi kui sõita ühtlase kiirusega püsikiirushoidjaga 60-ga, siis mul hetkekulu näit on ikkagi 30 kandis. Ja see vist ongi see koht, kus see erinevus sisse tuleb. Et näiteks Nissan Leafiga saaks samades tingimustes hetkekulu näite lugeda kusagil 90 kandis. Siin on 30. Ja veel ühe väga olulise nüansina, mille tõi välja meie kõige noorem proovisõitja Tui. Ta ütles, et üle hulga aja on tegemist esimese proovisõidumasinaga, kus tal esiteks on tagaistmel kõvasti ruumi ja teiseks ta ei upu sinna istme sisse ära. Muidu istub väike laps alati kuidagi sügaval augus ja nagu ta ütles, ei näe tihti aknastki välja. Aga e-troni tagaistmel on ruumi isegi siis, kui mina olen istme enda järgi paika pannud ja ka lühemad kasvu inimene ei upu sinna istme sisse ära, vaid näeb ilusti aknast välja. Elektriauto plussidest ei saa rääkimata jätta. Üks on juba see korduvalt mainitud vaikne sõitjate ruum. Aga teine asi on see, et elektriautoga võib hetkel veel sõita täiesti legaalselt mööda bussiradasid ja kesklinnatsoonis on parkimine tasuta. Juba need on väga tugevad argumendid, miks elektriautot eelistada. Lisaks sellele, et see on rohelise maailmavaatega inimese valik. Ja nüüd lähme sõidamegi mööda bussirada lihtsalt sellepärast, et me saame seda teha.